Tere! Mina olen Tiit Tuumalu PÖFFi programmimeeskonnast ja mul on täna erakordselt suur au ja rõõm soovitada teile 3 filmi tänasest PÖFFi programmist. PÖFFi tänavuses fookuses on selline põnev filmiregioon, filmikultuur nagu Flandria. Ja selle filmikultuuri uue laine üks kõige huvitavamaid debüütfilme tänavuses programmis on Boorem. Te võiksite ju arvata, et mis seal siis ikka nii väga on, et üks film räägib kalameeste elust ja kes seda kalameeste elu siis ikka nii väga meiesuguste linnavurlede seas vaadata tahaks. Aga see Flaami film lükkab selle väite ümber. Eesti on ju tegelikult olnud juba pikka aega ka selline traditsiooniline kalandusriik. Ja me teame, et meie kirjandus ja meie filmikunst on pidevalt selle teemaga tegelenud. Mäletame kas või August Kailiti Karget merd. Aga see Flaami film tõstab kalameeste elu sellisele tasemele, mida mina pole oma pika filmi vaatamise staaži juures iialgi näinud. See on lugu 3 vennast, kelle isa jääb ühel heal päeval merre ja 3 poega avastavad, et nende sõltumatu kalandusäri on järsku pankroti ääre peal. Ja see sunnib neid vastu võtma otsuseid, mida nad ilmselt teha väga ei tahaks. Selle filmi muudab huvitavaks see, et siin ei ole ühtegi naistegelast. Või õigemini, ma nüüd liialdan, siin on üks suur naistegelane ja see on meri. La mer, prantsuse keeles on see sõna muide naissoost. See meri omandab siin sellise sümboli väärtuse ja teatavasti ka Eesti traditsioonis meri annab ja meri võtab ja meri tähendab alati vabadust. See on nende meeste jaoks väga oluline sõna olla vaba. Filmis on suurepärased osatäitmised, see filmi atmosfäär on erakordselt põnev, selline sünge, võiks isegi öelda, et trillerlik. Muusika on suurepärane ja ma arvan, et see on kohustuslik film kindlasti tänasest programmist. Nüüd jõuan ma järgmise filmi juurde. Ka selleks on Belgiast pärit film, mille pealkiri on Ülestõusmine. Me elame maailmas, kus terror on muutunud peaaegu et igapäevaseks. Ja see film on huvitav mõtisklus sellest, kuidas sellele terrorile peaks inimene vastama või kuidas on võimalik sellele terrorile üleüldse vastata. See on lugu, väga kammerlik lugu 2 inimesest. Ühel heal päeval tapab noormees metsas väga jõhkral viisil oma sõbra. Me võime arvata, et see on tema sõber, sest me ei saa terve filmi jooksul teada, miks ta seda teeb. Ta põgeneb ja satub ühe vanamehe juurde. Ja hargnema hakkab huvitav lugu, mis kulgeb peaaegu sõnadeta, sest noormees ei räägi selles filmis ühtegi sõna. Ja see jõuab välja väga üllatava tulemuseni, mida te juba näete filmist endast. Aga see on kokkuvõttes üks väga huvitav vaade sellele, et terrorile, mis meie ümber on, ei saa alati ja ei ole mõtetki vastata terroriga. Selles filmis on üks erakordselt põnev peategelane, see on Johan Leisen, kes on Flaami filmikunsti Grand Old Man,
kes on mänginud ka selliste meistrite töödes nagu Jean-Luc Godard, Terence Malick, François Ozon ja tema osatäitmise pärast ainuüksi tasuks seda lugu vaatama tulla. Autor ise on nimetanud seda filmi selliseks, kuidas öelda, kinematograafiliseks poeemiks, et ta süžeest olulisem on selle filmi meeleolu, mingisugused aistingud ja väga oluline on see, et see film ei lõpe siis, kui läbi saab selle filmi tiiter, vaid see film peaks edasi jooksma vaataja peas ka siis, kui ta on kinosaalist juba lahkunud. Selle filmi autor on Christoph Hornart ja nagu ma ütlesin, on ta üks praegu kõige huvitavamatest flaami režissööridest. Minu kolmas soovitus aga ei ole mitte film, vaid hoopistükkis telesari. Ja tänavusel PÖFFil on esimest korda kavas selline programm nagu TV Beats ja see on pühendatud maailma kõige uuematele ja kõige huvitavamatele telesarjadele. Ja üks nendest on Saksa menusari, tõeline sensatsioon teletaevas Babylon Berliin. See on Saksamaa kõigi aegade kallim telesari, mis kuuldavasti läks maksma ligemale 40 miljonit eurot ja see viib meid 1920. aastate lõpu Berliini. See on Weimari vabariigi aeg, manduv dekadents, kusagilt kauguselt paistab juba natsistlik ideoloogia, aga see ei ole veel selgelt ekraanil täheldatav. Selles filmis prassitakse, selles filmis tantsitakse, siin on kriminaalne süžee, nimelt asub üks Kölnist pärit politseiinspektor Berliinis uurima sadomasohhistliku pornofilmi jälgi, millega pressitakse välja Kölni tuntud poliitikult raha. Ja see viib selle politseiinspektori kõige hullematesse süžeedesse, tegevusse, mida isegi on nagu keeruline ette kujutada. Selle filmi teeb eriliseks veel see, et filmi muusika on salvestanud meie enda dirigent Kristjan Järvi koos oma Saksa Leipzigi raadioorkestriga ja panustanud sellesse sarja ka mõne muusikalise palaga. Sellised olid minu tänased soovitused. Tulge kinno!